Tere, olen Rimi peakokk Jörgen kohal ja täna annan teile suurepärase lahenduse, mida panna vabariigi aastapäeval lauale. Selleks teeme rikkaliku suupistevaagna, millega üllatame ka kõige nõudlikumad sööjad. Meie vaagna peakangelaseks on veiselihalõigud tuunikala kappari määrdega ja sinna kõrvale serveerime peipsikurki, matsimokasinki ja marineeritud seeni ja veel palju huvitavaid ja häid eestimaiseid maitseid. Ja nüüd alustame veiselihast. Selleks siis praeme veiseliha, maitsestame soolapipraga ja paneme järel küpsemada ahju. Kõrvale teeme tuunikala kappari määrde ja kui on väga kiire, siis võid kasutada ka Rimi kokkade poolt tehtud juba valmis määret. Aga alustame siis lihast, nagu öeldud. Paneme panni juba kuuma, paneme veidi õli ja praeme ta mõlemalt poolt nii, et mahlad oleks mõnusalt kinni. Steigiks valisin siis flanksteigi, mis on väga mõnus just sellise toote tegemiseks. Eemaldame kelme, siis pärast on meil head õhukesed viilud vaja lõigata. Asume praadima. Veise siis pruunistame ilusti igast küljest, et mahlad ilusti kinni jääks. Maitsestame soolapipraga. Siin võib üsna julgelt maitsestada, kuna me lõikame tast pärast õhukesed viilud. Nii, nüüd paneme ahjude järel küpsema. Veis läks ahju küpsema circa 15 minutit 180 kraadi juures. Ja nüüd on aeg valmistada meil tuunikala kappari määre, mis käib väga lihtsalt. Selleks on meil vaja head tuunikala, kindlasti kurnake vesi seest ära, majoneesi ja häid maitseid kappareid. Lisaks veel siis maitsestame soolapipraga ja saame suurepärase kaaslase veiselihale. Ja hakitud kapparid lisame kastmele. Ja suurepärane ja lihtne määre ongi pea valmis. Lisame veel maitseks pipart ja soola. Ja nüüd ootame liha küpsemist ja saame vaagnaga edasi minna. Liha on valmis, võtan ta nüüd ahjust välja ja siis hakkame edasi vaagnat kokku panema. Väga ilus, las ta nüüd jahtub enne viilutamist. Liha jahtub meil selle ajaga, valmistame ette siis peipsikurgi, singid juustud, täidame korvikesed Rimi metsaseenesalati, pasteedi ja hummusega. Nii et hakkamegi siis otsast pihta. Juures selles matsimoka suitsuvorstis on kasutatud täpselt sedasama Andre talu juustu. Ja vanad head korvikesed. Korvikeste täitmiseks siis sobivadki väga hästi erinevad, kas või ongi, pasteedid, metsaseenesalat, sibulamoos. Kõige klassikalisem pasteediga. Liha on jahtunud. Nüüd on aeg siis liha lahti lõigata ja hakata serveerima. Hästi oluline liha puhul, et lõikaksime risti kiudu. Siis on ta tekstuur on mõnus hamba all. Nüüd oleme jõudnud küll sinnamaani, et jääb vaid serveerida. Ja hakkame siis pihta meie liharoast. Lihaviilud, vahele siis tuunikala, kapparikastet. Mõnusalt. Siis jälle lihaviilud. Ja see on ka väga hea kaste, mida siis kasutada lihtsatele salatitele, rohelisele salatile või leiva peale. See on väga mõnus, mis sobib päris paljudesse kohtadesse. Siis serveerimisel kasutame kindlasti rukkolat, sest rukkola annab sellise natukene mõruda sinepise maitse siia juurde ja sobib ideaalselt selle toidu kõrvale. Nüüd ülejäänud komponendid siis oma soovi ja nägemuse järgi paika seada. Rimi paagaritelt ka siis head paremat. Siis seenekorvikestele paneme väikse tillioksa peale. Veel viimane lihv ja ongi valmis. Head isu!